Ahoi sõbrad, mul on väga hea meel, et sa oled tulnud jälle siia minu kanalile järjekordset seiklust vaatama. Mina olen tulnud siis sellisesse kohta nagu RMK Vihterpalu lõkkekoht ja olin siit parasjagu mööda sõidul, kui mõtlesin, et teeks kiire lõuna ja räägiks teiega paar sõna juttu ka. Et siis tänases videos ma räägin teile natukene kanali uuest toetajast, kes on õla alla pannud, et seda kanalit siin arendada. Ja siis teeme ühe kiire lõunasöögi ka, ühe huvitava retsepti, mis ma nägin, mis peaks olema hästi lihtne, aga hästi maitsev. Nii et säti end mugavalt siia video ette, haara midagi süüa juua ja tunne ennast mõnusalt. Hea meel on teatada, et siis olen alustanud koostööd sellise ettevõttega nagu Maailmalõpuklubi. Ja Maailmalõpuklubi on siis sisuliselt väike perefirma, kelle eesmärk on olla mitte lihtsalt kaupmees, kes kõike pahna pähe määrib, vaid olla siis rohkem nagu poodnik, ehk siis nemad müüvad asju, millel on ainult kasutaja kogemus all. Ja nemad siis tegelevadki peamiselt igasuguste ellujäämisvaldkondade asjadega. Sealt saab erinevaid taastuvenergia lahendusi, matkanuge, sealt saab matkatarvikuid ja lisaks siis viivad nad läbi ka siis koolitusi ja kõike sellist. Nii et link on kindlasti siin video all. Ja tasub uurida, et seal on väga palju huvitavat lugemist ja vaatamist, mida sealt kõike hankida annaks. Nii et aitäh Maailmalõpuklubi inimesed, et te tahate minusse panustada. Ja millega siis Maailmalõpuklubi on õla alla pannud. Nimelt iga matkamees teab, et kõige tähtsam asi, mis sul kaasas on nuga. Et kui sa lähed metsa, siis noaga saab väga palju asju ära teha. Ja Maailmalõpuklubi on siis mulle saatnud 2 nuga. Ja siin kohal siis ma pärast näitan neid natukene ligemalt ka. Näitan praegu siit kaadrist ära. Tegu on siis Böckeri noaga. Ja korra siis näitan seda teist karpi ka, et kohe vahetame kaamera nurga ära. Ja siin on siis tegu ehtsa sükse mõnusa käsitöö noaga. Et aitäh Maailmalõpuklubi. Kindlasti need noad saavad mul väga palju kasutust ja kohe siis uurime täpsemalt, millega tegu on. Esimene nuga on meil siis mudeli nimega Böcker Bronco Basic. Ja tegu on siis väga mõnusa lihtsa noaga, teda on väga hea käes hoida. Lisaks, mis mulle väga meeldib, tuleb noaga kaasa selline võtlar, kus seda nuga hoida. Selle saab ilusti vöö peale panna. Ja mis mulle väga veel meeldis on see, et siin on tulepulga koht ka, et ma saan alati oma tulepulga kaasa võtta. Ma olen seda nuga nüüd natukene katsetanud. Mõni teravam silm on videos näinud ka seda ja mis mulle meeldib on see, et ta istub ilusti siin käes. Väga mõnus süke tera on, mis mulle väga meeldib on see noa selg siin, et kui sellega vaja nüüd tõmmata seda tulepulka, siis ta nagu hätta ei jää. Et väga mõnus süke komplekt ja tegelikult hinna poolest ta ei ole kuigi kallis. Et kui me raatsime endale, ma ei tea, ütleme niimoodi, et läheme baari ja võtame endale söögid-joogid 100 euro eest, siis paned selle ühe paaris käigu jagu kõrvale ja saad endale väga ustava noa, mis kestab sul siis väga pikki aastaid. Et pärast me natukene katsetame lähemalt ka seda, teeme natukene noatööd sellega. Ja teine nuga on selline, mis minust tekitab natukene heas mõttes hirmu. Tegu on siis TRC nugadega ja toodetakse neid siis Leedus. Ja mis selle noa teeb eriti eripäraseks on see, et ta on Leedu eriüksuse ametlik nuga. Siin on kaasa pandud ka siis kaart, et meister, kes selle noa tegi, pani andmed asjad kirja siia allkirja alla ja tegu on siis 160. eksemplariga. Et väga süke huvitav. Lisaks on siin üks kleps ka kaasas. Tuleb sellises plastikvutlaris, samamoodi saad vöö peale riputada. Ja mudeli nimi oli, kui ma ei eksi, M1XT postapokalyptik. Ja miks ta on postapokalyptik on see, et selle noa tera töötlemisel teatud moodusel tekib siia selline nagu kaumamuster. Et see ei ole siia joonistatud, vaid see ongi noa tera teatud töötlemisel tekib siia selline joonistis. Ja peab ütlema, et see on selles mõttes heas mõttes hirmutav nuga, et esiteks seda käes hoida tunned, et on. Ja
mul on tunne, et sellega saab väga hästi raiuda ja kõiki asju teha. Mis on veel hirmutav, on see, et kui te vaatate seda noatera otsa nüüd, et noh, kuna ta on eriüksusele loodud, siis eks neil on mingi kindel eripära, miks see noatera ots selline on. Et kui me võtame nüüd selle teise noa, vaatame selle tera otsa, noh, nagu nuga ikka. Aga võtame selle, et see on selles mõttes hirmutav, et kui sellise asjaga peaksid pihta saama. Et noh, noa võitlust on ju aastasadu tehtud ja teatud riikides siiamaani veel. Aga samamoodi väga tugev tera, töödeldud. Samamoodi noa selg on väga tugev, käepide on väga hea. Lisaks, mis mulle meeldib, on see, et ma saan siia panna näiteks mingi nööri või siis klambri, et kui ta on mul siin selles vutlaris ja peaksin nüüd liikuma hakkama ja midagi peaks juhtuma, et ta kukub välja, siis ta jääb mulle lihtsalt külje peale rippuma. Et see on väga suur pluss, et ma saan siit midagi läbi panna. Et väga huvitavad noad. Nüüd hinnaklassis, kui see nuga minu arust on 160 eurot komplekt, siis see nuga, kui ma ei eksi, peaks olema circa 400 eurot. Et üsna kallis, aga samas jällegi selle noa eripära ja noh, väga siuke uhke, mõnus nuga. Et kindlasti seda hakkate väga palju nägema igal pool mul kaasas. Vot. Aga täna ma keskendun rohkem selle noa tegevusele, et edaspidi ka videotes siis selle panen vöö peale, on alati kaasas. Aga võtame esialgu töönoaks siis selle, et sellega teeme kõik asjad ära. Ja lähme paneme siis selle noa kohe siin töösse ka, et katsetame ära, kuidas ta siis vöö peal on, kuidas on nuga haarata ja lähme proovime sellega juba puitu ja midagi raiuda ja siis katsume sellega tulega alla teha. Nii, ma näitan ka natukene, et niimoodi ta istub siin vöö peal, mõnusalt ripub ja kui vaja, siis saab haarata. Ja mis ma tahan katsetada on see, et proovime puitu sellega lõhkuda. Et hea nuga peab olema selline, millega sa suudad siukse väiksema ümarpuidu käsitsi maha raiuda, aga ma praegu võtan lihtsalt selle kasepuu ja löön sellega siia peale, et saame natuke tulealustusmaterjali ka siis. Ja väga hästi läheb läbi. Proovime natukene jämedamalt võtta, sätin ta siia keskele enam-vähem. Jah, pooleks tangi. Väga hästi võtab. Muidugi igal noal on see ka, et see nuga tuleb alati hooldada ka. Et kui sa nuga ei hoolda, siis ega ta kaua ei püsi. Et selleks on ka erinevad moodused, teritamised ja on nugasid, mida väga teritama ei peagi. Piisab sellest, kui sul on kindlad mingid näiteks kas või nahast siuke hõõrumispinnast tehtud. Nii, võtab küll ja nüüd ma katsun korra kaamera ligemale panna ja siis näitan täpsemalt. Ja nüüd ütleme, kui on vaja peenet sellist tulehakatust teha, siis vaat kui hästi koorib siit. Et selles mõttes selle hinna eest tegu on minu arust väga mõnuse universaalse noaga. Et sellega saab kokata, sellega saab puitu lõigata. Ja noh, näete, tulealustusmaterjali tuleb kui palju. Siin on selline vähe jämedam puupakk ka. Ma lihtsalt sportlikust huvist tahan korra proovida, et kui tugevalt ta siit läbi lööb. Ma katsun selle tera enam-vähem niimoodi sättida, et ta jääks siit üle ka. No näed, läbi nagu naksti. Muidugi siin tulevad mängu need oksakohad ka. Nendega on vähe keerulisem. No näed, saab läbi küll, kui vaja. Väga lahe riistapuu. Aga katsume siis tulega üles teha
et sinna oli mingit risu jäetud, ma kohe proovin siit koorida natuke puukoort ja kasetohtu kõike ja katsume sellest siis tule alla teha. Ja mis me siis süüa teeme? Nimelt ma olen nüüd mitmeid päevi näinud kuskil Instagramis või TikTokis videosi, kuidas tehakse lõkkel nii-öelda pizzarulli ja ma mõtlesin, et tuleb ikka ise ka ära katsetada, kas siis on nii hea, et või see on jälle siuke asi, et kõik näevad ja teevad, aga noh, ma olen üks neist, kes nägi ja tegi kaasa. Et mul on siin üks margherita pizza, see on siis lihtsalt juustuga. Siis mul on veel salamit, on mingit toorsuitsuvorsti ja kotis on veel siis seda juustu ka, paneme siia natuke juustu juurde ja siis kuidas seda tehakse on see, et siia paned omal valikul asjad, mis sa tahad või lihtsalt keerad pizzarulli. Võtad fooliumi, paned pizza peale, asjad sinna peale, keerad rulli ja sätid siis fooliumi vahele ja fooliumiga tõstad sinna lõkkesse. Ja siis ta seal süte vahel küpseb, süke nagu vrapp tuleb, nii et ma tahtsin ka huvi pärast lihtsalt ära proovida. Nii et vaatame, mis sellest saama hakkab. Kodus oli sellist pizzariivi veel alles, paneme siia juustu juurde, sest et noh, kes juustusõber on, see teab, et juustu ei ole kunagi liiga palju. Paneme kõik ära. Ma tast ikka tagasi vean. Nii, siis siin on salamilõigud. Paneme natukene neid. Tuleb selline salami vorsti pizza. Nii, ja siis mahub seda teist ka siia veel kõrvale. Nii. Ja see on siis külmsuitsuvorst. Siin on need latakad natukene suuremad nüüd. Ma teen niimoodi. Teeme nad siit pooleks. Ja saab need siia vahele asetada. Nii, ja nüüd tuleb see siis rulli keerata. Ma ei ole eriti hea vrapimeister, aga vast midagi. Nii. Ja nüüd tuleb see siia vahele pakkida. Noh, nagu naksti. Ja nüüd lähme tõstame selle siis lõkke äärde sooja juba. Ma nüüd ootan, et need söed oleks piisavad, aga ma panen ta praegu juba siia ligidale niimoodi. Ja pärast, kui see on siin vähemaks põlenud, siis lükkame natuke laiali ja lükkame selle süte vahele. Päris paljud teist tundsid huvi ka selle vastu, et ma võiksin kajastada natukene oma seda korteri ehitust ja asju. Ja mõtlesin, et okei, ma midagi näitan, aga ei hakka nagu väga pikka sükast ehitusvideot tegema. Et ma näitan nipet-näpet seda mööbeldamist, võib-olla seal köögiremondist midagi ja nii ta läheb. Mingi suur lennuk pani praegu üle. Aga noh, siin ligidal on sõjaväebaas ka võib-olla selle pärast. Et jah, selle korteri juurde tulles, et ma ei hakka nagu täit ehitust näitama, aga natukene mööbeldamist ja vaatame, mis seal saama hakkab, et tööd on tegelikult palju ja samal ajal tahab suvemaja ehitust ja puhkus tahab puhkamist ja noh, nii ta läheb, aga eks ta juba klassika ole, et eestlane võtab puhkus selleks, et tööd teha, et läks ka minul seekord nii. Aga ei ole hullu, me siin jõuame veel kalale minna ja meil on siin plaanis, et tuleb külalisi suvemajja, kellega koos videosi teha, nii et ma usun, et vaatamist jagub, et väga igav ei hakka. Sättisin seda tuld siin natukene, et peab siin vaatama, et otsest leeki peale ei tuleks nii palju. Ja lasta siin vaikselt tuletaustal on niimoodi. Kuna taldrikut ei ole, siis tuleb kasutada seda sama pakendit. Vaatame, mis siis välja kukkus. Ma hirmuga mõtlen, et raudselt kärssas ära.
Aga ei, täitsa, näed, sulanud on kõiki, seest on tuline. Võib-olla mõnes kohas on natuke kinni jäänud, aga täitsa hea lõhn tuleb siit. Nii ma katsun selle kätte saada siit. Väike jook ka kõrvale, kuna täna peab veel roolis olema, siis võtame ühe Rock 0. Nii, siit juba natukene laguneb. Põhimõtteliselt tuleb nagu siuke tortilla, nii et maitseme ära siis meie selle lõkke pizzarulli. Suitsu maitsega. Väga hea. Soovitan teil proovida, kui nüüd suvisel ajal käite telkimas. Aga mis järgmine kord teisiti on vaja teha, on see, et peab selle tugevama fooliumi ostma, mitte selle nõrgema variandi, vaid see, mis tugev on, see peab lõkkele paremini vastu. Umbes selline, nagu Jarmoga seal seda ribi tegime süte peal. Lõuna missugune. Nii et ma söön siin rahulikult ära. Võtan natuke 0 peale. Ja siis muljetame edasi. No vot edasi siis, sõbrad. Täna siis meil selline kiire väike olemine. Mis ma siis oskan öelda? Ma olen väga tänulik Maailmalõpu klubile, et nad on õla alla pannud. Need on kindlasti abivahendid, mida mul läheb väga vaja ja millega ma hakkan siis väga palju asju tegema siin edaspidi looduses käies. Ja kindlasti hakkate teie ka siis seda kõike tihtipeale videotes nägema, et eelmises videos ma ütlesin ka, et võib-olla mõni teravam silm on juba märganud midagi, siis eelmises videos ma kokkasin selle noaga ja ühes teises videos veel. Et tasub silma peal hoida sellistel väikestel asjadel vahepeal. Nii et jah, ma olen väga õnnelik, et mul on selline asi siis varustuses olemas. Lisaks siis, et kui mainisin, et üks on töönuga ja teine hakkab siis olema selline igapäevanuga siin vöö peal. Et see on väga selline aukartust tekitav nuga. Et kui me kuskile siin nüüd varsti matkale lähme või loodusesse kuskile kondama, siis katsume sellega kõik asjad ära teha, et puud lõhkuda ja kõik vajalikku ehitada, mis meil vaja on. Ta on täitsa süke mõnus. Nii et veel kord suur tänu Maailmalõpu klubi pere, et olete mind märganud ja tahate seda kanalit samamoodi siin arendada. Nii et minge kindlasti vaadake Maailmalõpu klubi kodulehele. Link on siin video all ka ja vahepeal ilmub siia videosse. Et kui tunned huvi kvaliteetnugade vastu, võib-olla mingid taastuvenergia lahendused, kõik sellised asjad, siis tasub sinna silma peale panna. Et seda enam, et nende eesmärk ei ole lihtsalt asju müüa, vaid nende eesmärk on müüa asju, mis on päriselt saanud nii-öelda testimist looduses. Nad julgevad neid asju soovitada, neid asju müüa, sest nad teavad, et need asjad on kvaliteetsed ja nad on kõik selle ise ära testinud. Ja minu arust teebki see selle ettevõtmise väga-väga nii-öelda spetsiaalseks. Et on vähe kaupmehi, kes müüvad enda asju, aga ei ole ise seda testinud, et lihtsalt võetakse müüki ja kuskilt kuuldakse, et on hea. Aga noh, see selleks, mina ei ole ettevõtja ja ma ei saa kellelegi ette heita, aga mis mind ennast kutsub kohe ostma, ongi see, kui need asjad on päriselt kasutust saanud ja nad ise kasutavad, nad on testinud, neile on tehtud nii-öelda, inglise keeles on torture test, eesti keeles nii-öelda piinamine, ehk siis on pandud väga rasketesse oludesse, ma ei tea, kas või kive lõhutud mööda kive hõõrutud asju ja asjad peavad vastu, nii et sellel asjal on väga eriline tähendus. Vot, aga ega midagi, kõht on täis, tuju hea, päike tuleb ka välja, et hommikul oli siin kandis tugev padukas, nüüd aga hakkab ilusaks minema, kisub soojaks, aga mina ei pääse sellest, et peab minema koju, pakkima viimased asjad, panema kõik valmis ja homme siis toimub suur kolimine uude koju. Ja nagu ma ennist ütlesin, siis ma natukene kajastan ka teile seda protsessi seal, et natuke mööbeldamist ja mis me seal teeme, et tegevusi tuleb palju ja, aga noh, vaja on ikka loodusesse ka jõuda ja loodustegevusi ka teha. Nii et ma arvan, järgmises videos me võtame sõbrad ja lähme kuskile kalale ja teeme mingit head toitu ka,
nii et tasub järgmist videot oodata. Võt nõnda, kuulge, aga olge mõnusad, nautige suve, kui on ilusad ilmad, veetke palju õues aega, kui on vihmased ilmad, leidke endale mingid tegevused, mis on ammu oodanud ära tegemist, kiire köögiremont või siis, ma ei tea, keldrikorrastus või siis vaatad ära mõned Romeo videod, mida sa ei ole varem näinud, need esimeste videote seas näiteks kuskil Nepaalis või kuskil sealkandis, nii et nii on. Kuulge, aga näeme järgmises videos, olge mõnusad.